No nii, et kell on sealmaal, et tere kõigile. Et mul on nii hea meel, et algamas on praegu infotund toiduainete tehnoloogia õpetuse kohta Maaülikoolis. Et siia on kogunenud päris hulk rahvast seda kuulama, et selle üle on mul tõesti hea meel. Et mina olen siis Vilma Tatar ja olen Maaülikoolis toiduainete tehnoloogia õppekavade juht. Olen ise toiduainete tehnoloogia lektor siin ja minu taust on või millega ma rohkem siis tegelen, on just piimatehnoloogia õpetus. Aga tänases infotunnis siis ma püüan anda ülevaate sellest õppekavast, mis Maaülikoolis on ja millised võimalused on teil siis tulla õppima ja mida te siin õpite ja natuke sisulist poolt ka, et kuidas see õpetus välja näeb ja kes teist lõpuks siis saab. Nii. Ja kui teil on küsimusi, siis palun küsige ja te võite otse kohe häälega küsida. On veel kõige parem, et siis saame arutleda nendel teemadel ja kuulevad teised ka ja ma loodan küll, et kõik nüüd, kes kuulavad, on meil siis potentsiaalsed kandidaadid, kes tulevad siin sügisel õppima, kas siis sellel sügisel või siis tuleval sügisel. Ma jagan teiega nüüd esitlust praegu ja samal ajal siis räägin, nii et te võite mind igal hetkel katkestada ja küsida siis. Nii, kohe jagan teiega esitlust. Nii, ma loodan, et esitlus on näha. Ma tunnen siit ühte inimest. Nii, oli näha või? Jaa, väga hästi on näha, kõik toimib. Olgu, aitäh. Nii, et nagu öeldud siis, et räägin teile täna siis infotunnis toiduainete tehnoloogia õpetusest Eesti Maaülikoolis ja tutvustan teile just bakalaureuse õppekava, kuigi meil on siin 2 õppekava, nii bakalaureus kui magistriõppekava, aga noh, ma arvan praegu just, et võib-olla olulisem on rääkida rohkem sellest bakalaureuse õppekavast, aga kui kellelgi on küsimusi ka magistriõppekava kohta, siis hea meelega vastan. Et selle slaidi peal näete ka, et meil on siin üleval nurgas on toiduteadus 65 ja meil tegelikult täitub sellel aastal 65 aastat just liha-piimatehnoloogia õpetusest, sellepärast et meil see eriala nagu algas Maaülikoolis liha- ja piimatehnoloogia õpetamisega ja nüüd on ta täienenud siin ka taimse poole ja bakalaureus näiteks on ülene, toiduainete tehnoloogia ülene õpetus. Nii et eks ta ole aastatega muutunud muidugi. Nii. Kus me siis asume, et kes nüüd ei ole päris Tartu inimene ja kaugemalt, siis meil on välja kujunenud siin Maaülikooli linnak. Et peahoone on meil siin Tallinna me oleme tegelikult Tartust Tallinna poole sõita välja ja siin linna servas ja peahoone on meil siis siin tee ääres, küllaltki tee ääres ja kogu see kompleks ongi tegelikult selle Tallinna maantee juures. Ja kui te tõesti tahaksite tulla nüüd meie juurde päris vaatama, kas või labooreid näiteks külastama või lihtsalt rääkima siin õppetoolis inimestega, et siis te peaksite siit Tallinna maanteelt tulema juba selle Tehnikainstituudi või Tehnikamaja juurest kaugemale selle maja nagu viimasesse otsa ja siin me siis asume. Siin on siis toiduainete tehnoloogia ja toiduteaduse õppetool. Et nii. Nii, mille pärast meie õpe on siin selline, just selline, nii nagu ta on ja mis on meie õppe nagu omapära, eriti just bakalaureuse osas, on see, et meil on kaetud nagu kogu toidu tooteahela õpetus. Ehk siis see, et kuidas siis tooraine varutakse,
tooraine saab olla kas siis loomne või siis taimne. Nii, kõigepealt siis varumine, siis kindlasti meil on ka õppekavas selline toormeõpetus, kus eraldi vaadeldakse loomset tooret ja taimset tooret, omadusi ja kvaliteeti ja koostist ja kõik algab ju toiduainete tehnoloogias või toidu juures algab ju sellest ikkagi, milline on see tooraine ja mis omadustega see tooraine on ja kui kvaliteetne see tooraine on, millest me siis toidutooteid hakkame siis tegema. Nii edasi on siis järgmine etapp on toidu töötlemine. See on nagu siis see meie põhiõpetuse osa. Nii siis on toiduainete turustamine, mida on meil ka õppekavas. Ja lõpuks siis, kellele me kõike seda toitu valmistame või õigemini tooteid valmistame, on ikkagi siis tarbija. Meie kaasa arvatud oleme ka ise tarbijad, nii et meie tahame ka head ja ohutut ja kvaliteetset toodet saada. Nii et seda kõike me siis õpetame. Et olgu nüüd ära öeldud kohe jällegi just sisseastujatele, et sageli on nagu sisseastujatel selline nagu natukene võib-olla natuke teistmoodi arvamus, et nad tulevad võib-olla kokandust õppima ja seda, kuidas süüa teha ja kuidas roogasid valmistada. Ei, see ei ole nagu meie eriala. Meie eriala on toidutooted. Toidutooted on sink, vorst, mis iganes veel lihatooted ja piimatooted, jogurt ja juust ja ka piimakonservid, pulbrid ja taimsetest toodetest. Ikkagi valmistooted, kas juba kuivatatud tooted, kas konservid, et need on sellised tooted, mis on nagu poeriiulitel siis saada toidutoodetena. Aga nendest kõikidest asjadest saab muidugi roogasid valmistada, nii et need on nii otsetarbimiseks kui ka tegelikult toidu valmistamiseks kasutatavad. Nii et kas või joogipiimgi näiteks, et me ei pruugi teda ainult ju joomises kasutada, vaid selle joogipiimaga saab teha väga häid magustoite ja kasutada kastmete tegemiseks ja nii edasi. Nii et sealt toidutootest siis edasi läheb juba siis toidu valmistamine. Nii, ja kui me vaatame seda slaidi nüüd, siis kuidas on siis nagu kogu see Maaülikool meie õppekavadega seotud? Et millised instituudid meil on ja kuidas meie õppekavasse siis teised instituudid on ka integreeritud. Et olgu öeldud, et Maaülikoolis on 3 instituuti ja tegelikult me oleme kõikidega seotud. Nii et loomne toidutoore on siis rohkem ikkagi meie VLI ehk siis Veterinaar-loomakasvatuse instituudi vedada. Veterinaarmeditsiini loomakasvatuse instituut on siis VLI. Ja edasi taimne toore on muidu ka meie instituut ikkagi, aga palju on siis ka seotud Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudiga ja just ka Polliaiandusuuringute Keskusega. Siis toiduainete tehnoloogia selline õpe ja põhierialaõpe on tegelikult meie õppetoolist või meie õppetooli kanda, aga meie ise kuulume ka Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse instituudi alla. Tehnika ja tehnoloogia õppeained on meil siis Metsanduse ja Inseneeria instituudist. Siin on siis füüsika ja elektrotehnika ja mingi sellised tehnilised ained. Siis turustamine ja tarbimine on Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi poolt antav õppeaine. Et meie õppekavas on ka ikkagi turustamist sees, on äristrateegiaid sees, on seda maamajanduse poolt sees, nii et paljud meie lõpetajad on ka loonud endale ettevõtte ja hakkavad ise toidutooteid tegema ja turustama ja on endal firmad, nii et selleks on ka bakalaureuse lõpetaja täiesti võimeline. Ja toiduohutus on meie õppekavades ka sees päris ulatuslikul moel, sellepärast et ühtegi toidutoodet ei saa jätta kontrollimata ja toidutoodete valmistamisel peab olema ikka rangelt jälgitud ja järgitud siis toiduohutusreegleid, hügieenireegleid
ja kõik me oleme ju, tegelikult usaldame siis toidutooteid, mida me ostame ja et nad ei ohusta meie tervist, et selles mõttes saame kindlad olla. Nii et seda õpetab meil siis toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, aga see on ka veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi üks osa. Nii, et millist õppetööd me siis teeme siin õppetoolis? Meil on bakalaureuseõpe, see on 3-aastane õpe, päevaõpe, ehk siis see tähendab seda, et õppeosakond koostab meil tunniplaani iga päeva kohta ja õppimine toimubki igapäevaselt tunniplaani alusel. Ja seda, neid õppeaineid, neid jätkub tegelikult ikka terveks semestriks. Nii et semester on meil kuskil 16 nädalat ja selle 16 nädala jooksul, kas siis sügissemestril või kevadsemestril, toimub meil siis õpe ja iga päev on mingisugune aine siis tunniplaanis. Magistriõpe on meil siis 2 aastat, aga magistriõpe on meil sessioonõppena. Ehk siis selle oleme niimoodi planeerinud ja kavandanud, et igas kuus on, tuleb niimoodi, et üks nädal on siis õppijad meil siin kohapeal kontaktõppes ja ülejäänud aeg on iseseisvaks õppeks, aga õpiväljundud tuleb ikkagi saavutada ja iseseisvat õpet on päris palju. Aga magistriõppes oleme aru saanud, et see siiski üliõpilastele sobib ja sellel tasemel või selles eas juba üliõpilased ka oskavad väga palju iseseisvat õppida ja järeldusi teha ja analüüse teha ja ei ole siiamaani nagu raskusi olnud. Siin piltidel näete juba meie laboreid, et need laborite pilte on meil kogu aeg siin slaididele lisatud, nii et need on meie laborid. Mida peaks ka ütlema, on see, et meie toiduainete tehnoloogia õpe on väga praktiline õpe. Et ega ainult ikkagi artiklite ja raamatute järgi toidutoodet või tooteid üldsegi tegema päriselt ei õpi, et on ikka vaja, et me teeksime nad käeliselt ka läbi. Me ei saa seda väga palju teha, sest aeg on lihtsalt lühike, aga me saame ikkagi põhiprotsessid siin läbi teha. Meil on seadmed laborites sellised, mis võimaldavad kõiki protsesse läbi viia, küll väga väikestes kogustes, aga ega tulemus ei sõltugi sellest, kui palju ma seda teen, vaid pigem on see, et ma saan lihtsalt, ma näen protsessi, ma saan kontrollida, ma saan analüüsida ja tulemus peab olema siis selline, nagu me siis tahame saada. Ja ega kui vigu tekib näiteks ka protsessi tegemisel, mis iganes, ikka öeldakse selliselt, et vigadest õpitakse, et teinekord ongi, et see võib olla veel selline nagu parem võimalus, et teengi veidikene vigu ja siis saan aru ja analüüsin, et miks see tuli ja kuidas oleks õige. Nii, ja kui magistriõppes veel rääkida, siis õppekava jaguneb veel spetsialiseerumismooduliteks ja spetsialiseeruda saab magistriõppes lihatehnoloogiale, piimatehnoloogiale ja taimsete toiduainete tehnoloogiale. Bakalaureusõppes meil ei ole spetsialiseerumist ja me läbime nüüd kõik need tehnoloogiad nende õppeaastate jooksul. Nii, mida õppida siis ja mida me õpime siis siin? Et kindlasti siis toiduainete tootmist kui sellist, ehk siis tootmine tegelikult tähendab seda, et kuidas me vilja põllu peal kasvatame või kuidas me farmis peame näiteks loomi, et seda me puudutame küll väga-väga vähe, et see jääb pigem sinna põllumajanduse poole, aga kui näiteks ikkagi on vaja rääkida seda, et millest see teravilja koostis ja kvaliteet sõltub, siis ka rääkida sellest, et kuidas see vihmane ilm või väga põuane ilm näiteks mõjutab seda teravilja või siis näiteks õliseemet või mis iganes, et nii palju me siis räägime ka sellest. Aga pigem me siis rohkem keskendume sellele töötlemisele, siis kindlasti säilitamisega seotud teemad on meil laual, sest paraku on ju niimoodi, et kui te ise ka mõtlete,
noh, kuidas jällegi ettevõttel oleks kasulikum ja kuidas ka turustajal oleks kasulikum, on ju niimoodi, või see toode noh, võimalikult pikka aega siis säiliks, aga mitte see, et nüüd ühesõnaga me teeme talle mingid kunstlikud sellised säilitamistingimused või võimalused, näiteks, et lisamegi sinna säilitusaineid või see on üks võimalus muidugi, aga pigem on ikkagi nii, et me püüame seda tehnoloogiat siis selliselt sättida ja õigesti teha, et see toode ongi oma õige aja nagu noh, säilib oma õige aja, et ta ei rikne. Nii, valdkonnas toimu mõjutab otseselt tarbijale kättesaadavate toiduainete valikut, ohutust ja kvaliteeti. Nii et noh, see, mis valdkonnas meil kõike toimub ja millised arengud on valdkonnas ja seda me kõike ju räägime oma õppeainete õpetamise raames. Nii et saate täieliku ülevaate sellest, et mis toimub näiteks lihatööstustes, piimatööstustes, taimsetes toiduainete töötlemise ettevõtetes, et sellega tuleb ka kursis olla. Nii, no mida käsitleme siis toidutoorme koostist, omadust, väärindamise tehnoloogiat, ring- ja biomajanduse väärtusahelates, nii et noh, järjest rohkem ma arvan, et gümnaasiumites ka pööratakse tähelepanu sellele, et noh, kuidas ikkagi tagada see nii-öelda ringbiomajandus, et ja kuidas tagada ikkagi meie säästlik selline noh, tootmine, töötlemine, et need ressursid otsa ei saaks, et neil oleks jätkuvalt toitu edaspidi ja head kvaliteetset toitu, et noh, sellele pööratakse järjest rohkem tähelepanu, samuti noh, energiakasutus on teine pool, et protsessid ikkagi viia nii madalale energia tarbimisele, et jällegi säästa ressursse. Nii, ja kuhu siis tööle saab, kui ikkagi olete lõpetanud nüüd saanud kõrghariduse ja kuhu siis tööle minna, et tööle minekuks on tegelikult hästi palju võimalusi ja siinkohal ma peaks küll ütlema, et noh, see on legend või ma olen ka alati toonitanud, et toiduainete tehnoloogia on ikkagi selline eriala, mis toidab. Et esiteks juba see, et noh, osata ise toidutooteid valmistada ja kui te olete tööstuses ja siis on ikka võimalusi teinekord niimoodi, et ma saan odavamalt näiteks midagi osta või ma olen nagu selle toidu sees. Ja noh, kuhu siis tööle minna, on ikka põhiliselt on toidutööstused, et need on siis lihatööstused, piimatööstused, taimsed tööstused, no näiteks Velix ja Salvest ja siin ka, no mis on suuremad toiduainetööstused. Et ja lihatööstusi on meil ju hästi palju ka Eestis, päris suuri tööstusi, Atria Eesti ja Hokoscan ja siin Oskar lihatööstus ja Edgar lihatööstus ja noh, väiksemaid ka veel ja piimatööstusi on samuti hästi palju. Nii et noh, meediast ilmselt ka kuulete siis seda. Aga noh, tööstused pole nagu ainukene väljund, et väga paljud meie lõpetajad lähevad tööle tegelikult noh, näiteks laboratooriumidesse, sellistesse veterinaartoiduametisse, noh nüüd on ta Põllumajandustoiduamet, siis ministeeriumide juures on toiduosakonnas toiduhügieeni osakonnad. Nii et noh, kõikidesse on meie lõpetajad oodatud. Ja tegelikult ongi niimoodi, et aasta jooksul laekub kogu aeg soove ettevõtetelt, et noh, et tahaks jällegi töötajat, kas teil on kedagi pakkuda, näete, võimalused on sellised. Ka laboritesse laborandina, keemikuna küsitakse. Nii et tööpõld on väga lai. Nii, kas see eriala sobib sulle, kuidas ikkagi nagu saada kindlaks või saada endas nagu kindlust, et kas see eriala siis mulle sobib? Et jah, ja nüüd oleks selline soov, et proovige vastata 5 küsimusele. Ja need küsimused praegu tulevad teil siia slaidi peale ette. Proovige lihtsalt enda jaoks teha siis sellised punktiskaalad, tähendab 5 palli skaalal vastata küsimustele ja vaatame siis, kuidas õnnestub.
Nii, esimene, tahan teada, kuidas valmivad toidutooted. Nii, viiepallis skaalal võite siis endale siia mingisugused numbrid kirjutada endale. Nii. Nii, teine küsimus. Olen valmis proovima ja avastama uusi maitseid. Nii, kolmas küsimus. Mind huvitab teaduslik lähenemine toidule. Nii, kas siis huvitab või kui palju huvitab või midagi, nii et noh, nii et see viiepallisüsteemis. Nii, neljas küsimus. Olen huvitatud tervislikust toitumisest. Nii, ja viies. Mulle meeldib töötada laboris, katsetada erinevaid tehnoloogiaid, teostada laborianalüüse. Nii et noh, selles labori töötamises on võib-olla noh, see küsimus, et noh, kuna meil on väga palju seda laboratoorset tööd ja praktikume, et siis selles mõttes, et teile meeldib seda teha, teil on kannatlikkust ja kui vaja, siis alustada uuesti näiteks seda tööd ja nii edasi. Nii, ma arvan, et teil on vastatud. Nii, ja nüüd tulemused. Et nüüd vastavalt sellele, kas te saite 18–25 punkti, et sobib eriala, siis see eriala sobib teile hästi. Nii, 13–17, et eeldused on olemas. Meil õppides saad muutuda neis asjades enesekindlamaks. Ja viimane siis 0–12 tundub, et see pole päris nagu sinu ala. Aga see kõik võib siis veel muutuda, nii et see pole nüüd, et seda kõike saame siin veel muuta. Nii et kui tunnete ikkagi, et see eriala sobib, siis tulge meile. Nii, no laborikompleks meil on siis selline, meil on mitu laborit. Et on lihatehnoloogia labor, on mikromeieri ja jookide labor, on pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia labor, on sensoorika labor, teadusuuringute labor. Nii et noh, siin esimese pildi peal näetegi, siin on selline veerand rümp laua peal ja õppejõud siin õpetab tudengeid just seda siis tükeldama. Nii et nii siin kõrval on näha siis piimatehnoloogia labor. Siin allpool vasakul on siis pagar, kondiitri ja sensoorika labor ja paremal on siis meil teadusuuringute labor. Aga siinkohal ka jällegi ütlen seda, et meil on praegu renoveerimine käsil, et aasta pärast loodetavasti on meil uued ruumid, meil on veel uusi laboreid juures ja siis on meil hoopis nagu veel avaram kogu see õpetamise võimalused ja loodame siis, et meil on ka need kabinetid ilusamad ja et see on kõik tulemas. Nii, ja siis teine pool on meil mikrobioloogia pool. Mikrobioloogia laborid. Et seal on ka hästi mitu ruumi. Laboratoorseteks analüüsideks on siis selline õpperuum mikroskoopidega, kus õppijad saavad ise oma preparaate vaadata. On selline fermenteerimise ruum, igasuguseid materjale, pärme, baktereid, nende elukeskkonda hinnatakse, vaadatakse ja analüüsitakse. Nii, ja kuidas siis meie õppekava tegelikult on üles ehitatud, et millest me algame ja kuidas me siis edasi liigume. Et kõigepealt esimesel aastal on siis niimoodi, et on ikkagi rohkem on tegemist paraku siis selliste üldainetega. Siia kuuluvad ka need inglise keel ja matemaatika, füüsika ja keemia ja sellised ained. Ja samuti siis ka toorained, nii taimne kui loomne toore. Nii et vaadatakse siis nende koostist ja omadusi. Teisel aastal on põhiliselt tegelikult tehnoloogiad.
protsessid ja tehnoloogiad, seadmed. Nii et kui tooraine on nagu juba selge, siis ongi edasi õige liikuda nüüd protsessidesse ja saada selgeks tehnoloogiad. Ja kolmas aasta on siis suunatud rohkem nende toodete nagu analüüsile, et hinnatakse sisse, õpitakse sisse toodete kvaliteeti, ohutust, sensoorikat, seal konserveerimise, säilitamise tehnoloogiaid. Et need on nagu põhilised siis seal kolmandal kursusel ja kolmandal kursusel on ka siis ka projektid näiteks vaja koostada, et just tehnoloogia projektid. Nii, kuidas meile õppima siis saab? Et vastuvõtutingimused on olemas ka meie kodulehel ja nendega saate igal ajal tutvuda. Aga mida siis hinnatakse või mida võetakse arvesse sisseastumisel? Et kõigepealt on siis eesti keele riigieksam, vähemalt siis 20 punkti. Ehk siis üks asi on see, kuidas te riigieksamil saate punkte, seal on kuni 100-ni, aga meil siis korrutatakse konkursipunktid 0,1-ga ja meil konkursipunkte tekib siis 10 korda vähem. Nii et punktid on siis lävend on 2 ja 10 on siis maksimaalne konkursipunktid. Nii, kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti, ehk siis jällegi 2–10 konkursipunkti. Siis keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne. Siis lõputunnistuselt hinne keemias, keskmine hinne keemias, kuna meil on keemiat hästi palju ja sellepärast on ka keemia tundmine hästi oluline nendel, kes nüüd sisse astuvad. Nii et keemia keskmine hinne on väga oluline. Nii, ja siis viimasena on meil vastuvõtukatse ehk siis motivatsioonikiri tarvis kirjutada. Nii et seda hindame ka 20 konkursi punkti ulatuses 4–20, nii et selle motivatsiooni kirjutamisel te saate tegelikult küsimused ette, need küsimused on teile antud ETIS-es, vabandust, SAIS-is jah, ja vastake nendele küsimustele, nii nagu seal on siis küsitud ja siis seda motivatsioonikirja me siis hindan ja ühte motivatsioonikirja hinnatakse väga mitme õppejõu poolt. Nii et see oleks hästi objektiivne ikkagi, et kuidas siis nagu hinne kujuneb selle motivatsioonikirja alusel. Nii, väljaspool konkurssi võetakse vastu kuni 3 kutseharidusasutuse toiduainete töötlemise erialade lõpetanud, aga nendel peab olema siis keskmine hinne vähemalt 4,5. Et julgelt, kes nüüd on kutseõppeasutuses ja õpivad toiduainete töötlemist, ehk siis pagar-kondiiter ka sobib siia, aga vaat kokad paraku ei klassifitseeru siia nende toiduainete töötlejate alla. Nii, ja vastuvõtu ajakava on siis 2. juuni kuni 3. juuli avalduste esitamine siis SAIS-is. Ja 18. juuli on siis vastuvõetute nimekirjade avalikustamine. Ja siis tuleb muidugi nendel kandidaatidel siis kinnitada oma õppima tulemine siis SAIS-is. Nii, ja meie õppekava siis bakalaureuse õppes. Siin te näete nüüd siis, aineid ja näete siis seda mahtu EAP-des. Üks EAP on 26 akadeemilist tundi ja tunniplaanis tavaliselt on nendest siis 13 tundi ja 13 on iseseisvad tööd. Nii et iseseisev töö on alati õppeaine juures, nii et sellega tuleb arvestada. Nii et jah, sellised ained. Ja siis juba tuleb selline alammoodul nagu siis keskkonnakorraldus ja biomajandus, seal on 2 ainet, keskkonnakaitse ja korraldus ja biomajanduse alused. Ja ettevõtlusaineid on meil siis ka 2, on maaettevõtluse alused ja ideed äriplaanini.
nii erialamoodulis on tunduvalt rohkem neid aineid ja siin on siis juba tehnoloogiaained. Siin te näete hästi palju keemiat, siin on biokeemia, molekulaarbiokeemia alused, bioloogia alused, vabandust, füüsikaline kolloidkeemia. Siis meil on mikrobioloogiat ka päris palju, et on üldmikrobioloogia ja pärast on meil juuretised ja sellised ained. Siis on meil päris palju tehnilisi aineid, füüsika, elektrotehnika, insenerigraafika, toiduainetööstuse põhiprotsessid, üldseadmed. Nii, ja liinide projekteerimine. Vaat see ongi siis selline aine, mis eeldab seda, et te olete nagu siis omandanud kõik need tehnoloogiaained juba ja igasugused need analüüsiained ja siis te hakkate iseseisvalt koostama tehnoloogilist projekti, ja ise leidma siis seal ka lahendusi selle nagu mõne toote juurutamiseks või siis päris nagu sellise tööstusliku toote tootmiseks. Nii, siis on veel erialamoodul, läheb siin edasi. Et siin ongi tööstuslikud mikroobid ja juuretised, siis on kõiksugu tehnoloogiad, piim, tapalihasaadused, taimsed tehnoloogiad, pagarkondiiter, jookide tehnoloogia. Siis on erialapraktikat. Erialapraktikat on meil ka päris palju, meil on kokku siis 12 EAP-d seda erialapraktikat, ehk siis tegelikult see tähendab seda, et see erialapraktika tuleb siis teostada nüüd juba ettevõttes ja selleks tuleb teil ise nagu siis valida mingisugune toidutöötlemise ettevõte ja noh, siis me sõlmime lepingud koos teiega ja siis te saate minna sellesse ettevõttesse praktikale. Nii, siis mis on põhiliselt 3. kursusel, ongi see toorse hindamise alused, toiduainete pakendamine, säilitamise, konserveerimise alused, nii et sellised asjad ja hügieen, siis toiduohutuse juhtimissüsteem, ehk siis ta tegelikult sisaldab ka hästi palju toiduhügieeni. Ja siin on siis näha meie ettevõtted näiteks, et siin üleval on ka üks toidutööstuse ettevõte, on just pakendamise tsehhiga tegemist. Ja no siin all, kui te näete, siis siin on suured juustukettad. Nii et see on ka meie Eesti üks suur juustutööstus, nii et me käime ka igal aastal ekskursioonidel ja tutvume siis tööstustega. Nii, erialapraktika. Et erialapraktika meil on siis toidutööstuses, nagu ütlesin, ja no siin on mõned välja toodud, et kuhu nagu saaks praktikale minna ja kes tegelikult väga hea meelega ootavad meie tudengeid, sest noh, eks see tööjõud tuleb ju ikkagi läbi koolide ja meie oleme üks kool, kes ka õpetab siis tudengeid nendele tööstustele ja nad tõesti ootavad meie tudengeid praktikale. Nii et jah, ja milline on siis eesmärk? Ikka saada kogemus töökorraldusest, tehnoloogia rakendamisest, liinide toimimisest töökeskkonnast. Nii, ja loomulikult tuleb siis käituda nii, nagu töökeskkonnas käitutakse ja õppida kõiki selliseid reegleid ka täitma ja teada, millal ma pean tulema, kuhu ma pean minema, mida ma selga pean panema ja nii edasi. Ja pärast tuleb muidugi aruanne koostada ja seda kaitsta siis meil õppetoolis. Nii on õpetamine. Ja kui siis on ära tehtud see 3 aastat bakalaureuseõpet, siis ongi käes juba selline aeg, et saab juba kõrgharidust omandama hakata, tunnistust saada, diplomit saada.
ja lõpetada saab siis bakalaureuse tööga või siis bakalaureuse eksamiga. Praegu on siis mõlemad võimalused, tähendab, üks neist muidugi tuleb valida, tähendab, praegu on sellised 2 võimalust. No hetkel meil ongi niimoodi, et meil on sellel aastal on nii eksam kui sellel nädalal ongi siis eksam, on siis nii bakalaureuse tööde kaitsmine kui ka magistritööde kaitsmine, nii et selline tulemuste hindamine on siis sellel nädalal. Nii, et ja sisseastumisel, et ennem oli nüüd need tingimused, mis olid nagu meie õppetoolile kehtestatud, meie õppetooli poolt kehtestatud, et kuidas need konkursipunktid tulevad, aga tegelikult on Maaülikoolil ka veel selliseid tingimusi sisseastumisel, nii et lisakonkursipunkte saate ka veel sealt omal juurde. Et no näiteks keskkooli või gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud kandidaatidele arvestatakse 3 lisapunkti. Või siis Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanud üliõpilaskandidaadile arvestatakse 3 lisapunkti, kui on siis eesti õppekeelega õppekavadele kandideerimine. Nii Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursuse 2019. aastast alates positiivse tulemusega lõpetanud üliõpilaskandidaadile arvestatakse 1 lisapunkt. Nii, ja üliõpilasleiutajate riikliku konkursi gümnaasiumiastme kategoorias preemia saanud siis kandidaatidele arvestatakse samuti 3 lisapunkti. Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme kategoorias, kes on siis preemia saanud, arvestatakse 3 lisapunkti, nii et ühesõnaga need lisapunktide arvestused on samuti kodulehel üleval, Maaülikooli kodulehel. Väljaspool konkursi, kui eelmine oli see, et seal antakse lisakonkursi punkte, siis väljaspool konkurssi on veel sellised kriteeriumid, mida siis Maaülikoolis arvestatakse. Et kuni 2 silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati, et ühesõnaga siis saab väljaspool konkurssi sisse, kui muidugi on siis ülikooli spordiklubi soovitus. Kuni 3 Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto kongressi vanematekogu ja Setomaa valdade liidu poolt tehtud ettepanekute alusel. Gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaadid. Gümnaasiumiastme üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaadid. Need arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust. See on ka väljaspool konkurssi. Või siis noorte teadusvõistluse Rakett 69 finaalis osalenud üliõpilaskandidaadid. Nii. Siis me teeme veel siin hästi palju koolitusi, meil on mikrokraadid, nii et anname õpetust ka veel väljaspool õppekava. Nii, et see ongi nagu lühidalt siis toiduainete tehnoloogia õpetus siin Maaülikoolis just bakalaureuse astmes. Et siin on näha paremal pool siis meie kollektiiv, meie väikene kollektiiv. Ja siin on näha hästi palju tudengeid. Siin vasakul pool siis siin on näha praegu hallitusjuustu tegemine. Nii et katsetame ja proovime läbi teha ikkagi nii palju tooteid, kui vähegi on võimalik. Ja siin paremal pool me oleme jälle ühes suures toiduõlitööstused, see on Scanola, AS Scanola Baltic, nii et see, kes toodab meil rapsiõli, oliivia, jälle õppeekskursiooni. Nii et tere tulemast toiduainete tehnoloogia õppekavale õppima. Olete kõik oodatud. Ja peab ütlema, meil on väikene õppetool ja me jõuame ikka iga kandidaadiga, iga üliõpilasega ka individuaalselt tegeleda ja vajadusel nõustada ja kui on probleemid, siis ka neid lahendada ja nii et ikka ootame. Kas on kellelgi küsida midagi? Küsige kohe häälega. Chatti ühtegi ei näe praegu.
ja alati minu kontaktid on ka siis on kodulehel olemas, kui ma lähen nüüd algusesse, et võite alati pöörduda, võite kirjutada, võite kirjutada ja võite helistada. Ilma segan korraks vahele, Maarja tõstis käe. Jah, ma näen, aga palun küsige siis. Või on teil kuskil? Tere, Vilma. Nii, Tere. on mind kuulda? Ja, mul on selline küsimus, et plaan on siis magistriõppesse kandideerida, aga huvitaks selline statistika, äkki on teil meeles või on teil üldse andmeid selle kohta, et kui palju eelmisel ja eelnevatel aastatel üldse on magistrisse õpilasi kandideerinud, et kas see huvi on väga suur või vaatan praegu, et 15 kohta on tasuta õppekohti. Et kuidas see huvi on olnud eelnevatel aastatel, et kas õpilased pigem kandideerivad ja tahavad või kuidas te seda kommenteerite? Ja, et ikka, meil on 15 on meil riiklikku kohta magistriõppesse ja tavaliselt ongi niimoodi, et viimastel aastatel ongi nagu 15 ja natuke, üks aasta vist oli 16 kandidaati ka, kes olid avalduse esitanud. Et üldiselt, pean ütlema, et väga massilist sellist konkurssi ei ole. Aga sellega on niimoodi, et kui te ei ole varasemalt lõpetanud bakalaureust, kas siis toiduainete töötlemise alal, kuskil toiduainete tehnoloogias, näiteks TalTechis või näiteks mikrobioloogia alal, võib-olla ka ülikoolis või ma ei tea, mis taust teil on bakalaureuse osas. Et see on jällegi meil see kodulehel üleval, et siis te peaksite tegema siis sisseastumiskatse. Ja sisseastumiskatse, ma võin sellel aastal juba ütelda, on meil 10. juuli. 10. juuli, ma kohe sirvin siin, jah. 10. juuli siin Maaülikooli õppeosakonnas ja siis on niimoodi, et sisseastumiskatse on tegelikult test. Aga te peaksite nüüd, kui te ennast kandidaadina üles seate, siis te peaksite seal SAIS-is nüüd valima kindlasti magistriõppesse, et kuhu te tahate minna. Kas te kandideerite lihatehnoloogiasse, piimatehnoloogiasse või taimsete toiduainete tehnoloogiasse? Ja siis meil on üleval ka need aadressid ja need lingid viivad teid sinna kohta, kus meil on kordamisküsimused üleval kodulehel. Ja teil sisseastumiskoordinaator annab teile ka parooli, millega te siis, kui te olete kandideerinud, siis ta annab teile parooli, millega te saate ligi sinna kordamisküsimustele. Ja siis on niimoodi, et seal on seletus ka, et kui te näiteks lihatehnoloogiasse tahate astuda, siis ühesõnaga see test on teil lihatehnoloogia pluss siis need protsessid, hügieen ja seadmed. Kui te tahate piimatehnoloogiasse astuda, siis on piimatehnoloogias test pluss siis protsessid, seadmed ja toiduohutus. Nii et see seletus on seal kõik olemas, nii et ei pea nagu kõike sealt nüüd siis kordamisküsimusi ära õppima, vaid ikkagi selle valdkonna omad, kuhu te kandideerite. Nii, Vilma, kas sa nägid, siin tuli chatiga üks küsimus? Nägin, jah. Aga kas Maarja sai vastuse? Jaa, sain, aitäh. Ma nende sisseastumiskatse asjadega olen täiesti kursis nende küsimustega ja kus seda infot leida, et pigem huvitaski just see, et kui suur tung sinna magistriõppesse on. Ja sellega sai minu vastu võtnud. Selge, väga hea meil kuulda seda ja praegu sai minu küsimus vastused, nii et suur aitäh teile ja kõike head praegu. Jah, aitäh teilegi. Nii, ma vaatan, mis seal chatis on. Miks Koka erialal kutsehariduse lõpetanud ei kehti väljaspool konkursi sisseastumiseks? Jah, paraku on see niimoodi, et Koka eriala sisu nagu ei vasta toiduainete töötlemise sisule. Et siin me õpime ka hoopis teisi asju, näiteks me õpime ikka tööstuslikku toiduainete valmistamist, tähendab hoopis teised seadmed, hoopis teine keskkond, hoopis teine tehnoloogia, näiteks kui ma, hea küll, võib-olla pagarkondiitris on see natukene võib-olla sarnane, et kuidas ma pirukat teen või kuidas ma tainast teen või midagi.
paraku ikkagi, aga see ei lähe päris tööstusliku tootmisega kokku, kuidas ma saia leiba teen, kui mastaapsed on need seadmed kõik, et me õpime pigem ikka seda, et meie väljund, meie tudeng läheb ikkagi tööstusesse, ta on valmis hakkama seal kohe tööle. Et paraku see nii on. Jah. Nii et töötlemise erialasid meil Eestis ongi tegelikult ainult 4. Need on siis piimatehnoloogia, lihatehnoloogia, pagar-kondiitritehnoloogia ja siis jookide tehnoloogia. Nii et jookide tehnoloogia hõlmab meil ikka nii siis õlle või kangete alkohoolsete jookide tehnoloogia, siis on meil karastusjoogid ja siis on veinid ja sellised. Noh, ka veed igasugused, gaseeritud veed ja mahlad ja. Nii, kas veel on küsimusi? Tundub, et ei ole. Tundub, et ei ole rohkem küsimusi, nii et ma väga tänan teid, kes te tulite kuulama ja kui on veel küsimusi hiljem, siis võtke meiega ühendust ja vastame hea meelega. Nii et praegu, kui ma ütlen ka praegu, seal oli kuskil slaidi peal ka, et praegu sisseastumisse vastuvõtmise või dokumentide vastuvõtmine lõpeb meil 3. juulil bakalaureuse astmesse. Tegelikult kõik vist, jah. Igale poole lõpeb 3. juulil. Nii, aga aitäh siis kõigile ja ootame teid tagasi.